Kuula Uno valimisstuudiot ja vali Eestile etemelu. Uno valimisstuudio aitavad eetrisse Kadri Adamson ja Henrik Norman. Tõsiste teemadega jätkame siit Uno totaalse ärkamise valimisstuudiost. Meil käisid eelmisel nädalal külas Kristiina Ojuland ja Juhan Parts. Oli kahtlemata väga põnev jutuajamine. Ja täna siis taas uued külalised, väga asjalikud ja austusväärsed inimesed. Tere hommikust, Kadri Simson. Tere, Jürgen Ligi, tere Liina, Randpere, tere Robert. Ja just täpselt juba kuulsite ka härra Jürgen Ligi, tere hommikust. Tere. No milliste selliste ootustega teie siis valimistele vastu lähete? No mis siin loota, aga siin on põhimõtteliselt tuleb raha asjad teha korda ja ongi kõik asjad jonksus, ega põhimõtteliselt Reformierakond on alati seisnud selle asja eest, et meie kulud ja tulud oleks selged, läbipaistvad ja täpselt samamoodi ka valimiste põhimõttel on meil asjad väga lihtsad, et kui Eesti riigi rahanduspoliitikas ei ole konkreetne, siis meil ei ole siin mitte mingisugust Vabandust, no sina, Jürgen Ligi, muidugi räägid ainult seda, mis sulle sobib, aga mina ütleksin, see on valitsuse mantra. Maksudega ei mängita, on loodud olukorra, kus tegelikult on tõstetatud kaudseid makse, mis koormavad rohkem just keskmise sissetulekuga. Ja Jürgen Ligi, sa räägid ainult seda, mida sa ise tahad. Kuule, ole vait, sa lubasid olla vait, eks ole? Töötab. Vabandust, ärme võib-olla ei lähegi tülitsema, aga härra Ligi, te ütlesite, et riigi asjad peavad korras olema, aga ometi viimane prognoos ütles, et meil läheb prognoos madalamaks, SKP langeb. Vaadake, teie loete neid prognoose kuskil lehest, eks ole, aga mina loen neid asju, mis on tegelikult ka faktid, eks ole. Et ärge uskuge igasugust jama, mis teile siin kirjutatakse, eks ole, sest viimased kohtumised, tähendab, mina ei ole tõstnud siin ühtegi maksu, eks ole. Ja kui siin riigis on üldse inimesi, kes siin tõstavad maksu või tõsta maksu, siis need oleme Andrus ja mina, eks ole, sest paraku on Eesti riigis olukord praegu selline, ole nüüd kena, eks ole, Kadri, ole vait ära sega vahel, eks ole, sa lubasid saate alguses, et palun ära kaaguta. Jürgen RK Ligi, Jürgen rahaasjad korda Ligi. Ma tahaksin ütelda, et kui Eestis käis RVVK esindus, siis nemad ütlesid, et riik peab tagama omavalitsustele vajaliku tulubaasi. Kadri, sa ei tea nendest asjadest mitte midagi, siis ära kaagutakse. Ole vait, palun, tähendab, mina tean need asju, minule tuleb see paber ja mina käisin ka kohtumisel, eks ole, ja mida ma tahtsin, et Eestis on 2 mees, kes suudaks praegu Eesti riiki juhtida, see on Andrus ja mina, eks ole. Kas eesti keel sureb välja? Ei sure. Vähemalt mitte siis, kui me seda ise rääkida tahame ja oluliseks peame. Kindlasti ei sure, kui lõpetame kurtmised. Seda asja ei saagi eesti keeles öelda. Ja vaatame igatsevalt inglise keele poole, aga ei tunne ise oma keele sõna vara. Palun ära kaaguta, eks ole, ole vait, eks ole. No mine sinna Pärnusse, hakka linnapeaks ja tee seal, mis tahad, aga palun ära nagu riigi asjadest. Vabandage, korraks lõikan vahele, jäin natukene vahepeal juturongist maha, kui niimoodi naljaga pooleks võib öelda, et läheme konkreetsemaks, mainisite ka härra Ligi siin Pärnu linnapeaametit, tean, et proua Simson ka piilub sinna linnapea pingi poole. Ikkagi inimestele, millest võiks läbi teie tegevuse abi tõusta, proua Simson? No Pärnu paistab eriti silma selle poolest, et linnast ja üldse Pärnumaalt käiakse väga palju Soomes tööl. Pärnu on selles osas Eesti linnadest esimeste seas. Töökohtade loomine ja investeeringute toomine Pärnusse on seetõttu kahtlemata väga oluline. Ja veel kord, kui Eestis käis RVVK, siis rahvusvahelise valuutakomitee esindus, siis nemad ütlesid, et riik peab tagama omavalitsustele vajaliku tulubaasi. Ja Pärnu paistab eriti silma selle poolest, et linnast ja üldse Pärnumaalt käiakse väga palju Soomes tööl. Pärnu on selles osas Jürgen Ligi, sina räägid ainult seda, mida sulle endal on kasulik rääkida, aga Pärnu on esimeste seas ja töökohtade loomine ja investeeringute toomine Pärnusse on seetõttu kahtlemata väga oluline. Ja kui Eestis käis RVVK rahvusvahelise valuutakomitee esindus, siis nemad ütlesid, et riik peab tagama omavalitsustele vajalikud. Proua Simson, mis seos teil üldse Pärnuga on? Minu meelest te ei... Ma arvan, siin ei saagi olla mingisugust seost, eks ole. Ei, no minu põhimõte on selline, et ma ei... Ilusas ilma all on rumala suu lihtsalt. Sina, Jürgen Ligi, räägid ainult seda, mis sulle on kasulik, aga minu põhimõte on selline, et ma ei käi laulmas ega tantsimas. Ma ei küpseta 5, ma ei käi nõiasaate žüriis. Midagi ei ole teha.
No igal juhul on, tähendab nüüd niimoodi, et Reformierakond on väga kindlalt sellel põhimõttel, et me peame rahaasjad tegema korda ja sellepärast on ka minu valimiskampaania Jürgen rahaasjad korda Ligi. Ja kusjuures veel tahtsin just ka küsida, et teil on selline väga silmatorkav teistmoodi kampaania sellel aastal, nagu te ise ka mainisite, Jürgen rahaasjad korda Ligi, kust selline mõte pärineb? Aitäh, ma olen väga meelitatud selle kiituse eest, aga tõepoolest Jürgen rahaasjad korda, see on uudne lähenemine, ta annab nagu natukene sära ja vähemalt ei hirmuta inimesi ära. Töötab. Kui me võtame, Keskerakonnad töötab, siis ma küsiksin, et mis asi siin töötab. Kõik töötab, kõik, mida Keskerakond teeb, see töötab. Olgem ausad. Oleme ausad, eks ole, mina sellise asja üle, et töötab küll uhke ei oleks. Mille üle sina, Jürgen Ligi, siis uhke oled? Mina olen uhke Eesti üle, eks ole, ja me oleme siin väga konkreetselt distantseerunud igasugustest suurtest lubadustest, eks ole, mis mõttes töötab. Täna töötab, homme ei tööta, eks ole, aga uhke saad sa olla isegi siis, kui kõik on perses. Aga lõpetuseks meil jääb ikkagi õhku üks küsimus, nimelt astmeline tulumaks, mille poolt teie olete, proua Simson? Jaa, aitäh, see on väga hea küsimus ja kui nüüd valijad valivad mind Pärnu linnapeaks, siis ma siinkohal ütlengi välja, et oleme nõus loobuma astmelisest tulumaksust, kui mind valitakse ja kui Pärnu linn saab endale tasuta ühistranspordi, sest ISF, OSCD ja FSB on seega astmeline tulumaks, sellele üleminekul oleks võimalus. Ees otsas, nii kaua ei loobuda mitte milleski, eks ole, ärge tulge mulle hakkama siin mingis makarane pähe valama, eks ole, Keskerakond ei loobu siin astmelisest tulumaksust. Jürgen Erakaligi. Palun ära kaagutuks, ära sega vahele, sa lubasid, et sa oled vait, palun ole vait. Fotogi on vaikus eetris, eks ole. Keegi midagi ei räägi, mingit rumalat juttu siin. Inimesed saavad rahulikult mõelda oma asju. No selline oli siis meie tänane valimisstuudio ja suur aitäh Kadri Simson ja loomulikult ka suuretanud Jürgen Ligi. Meie siit praegu siis tänaseks oma valimisstuudio lõpetame ja jätkame muusikapalaga. Pärnus on üks väga hea kohvik, kuhu ma tahaksin minna. Me lähme Toompealt läbi. Ja lähme Toompealt läbi ja siis lähme Pärnusse. Palun ole nii kena, Jürgen. Igal neljapäeva hommikul 8.20 paljastavad Unos oma tõelise mina need, kellelt rahvas ootab suuri tegusid. Kuula Uno valimisstuudiot ja vali Eestile etem elu.